Lahendame 2019. aasta põhikooli lõpueksamit keemias. Esimeses ülesandes küsitakse, et kirjeldatakse söögisool või keedusoola, mis on põhimõtteliselt ka söögisool, siis küsitakse, et kirjuta vastav soola valem ja see on naatriumkloriid ja seda tuleks teada lihtsalt loomulikust intelligentsist või siis koolis õpitust. Siis küsitakse, et selgita, milles seisnes soolatähtsus keskaegsele inimesele ja ma arvan, et soolatähtsus keskaegsele inimesele tõenäoliselt seisnes kõige rohkem selles, et soolaga sai toitu säilitada pikaks ajaks. Siis räägitakse sellest, et sool tuli mingist linnast, kus maapõuest pumbati välja mingit vett ja siis selle kaudu see aurutati välja ilmselt. Ja nüüd öeldakse, et arvestades, et inimene tarbis keskmiselt 6 kilo soola aastas, siis mitu kilo soolavett sisaldab sellist kogust soola. Ja siin meil on ka öeldud, et see vesi sisaldab 26,3% keedusoola. Ehk siis me teame, et kui meil on 1 kilogramm soolavett, see on siis 1000 grammi, on ju. Ehk see sisaldab 26,3% keedusoola. Ehk siis me saame arvutada välja, mitu kilo soola on selles vees. Ehk siis me saame teha 1 kilo korrutada 0,263. 1% on sajandik osa, nii et 26,3% on sama, mis 26,3 jagada 100-ga, mis siis annab 0,263. Nii, ja siit me saame loomulikult, et see on 0,263 kilo. Ja nüüd me saame arvutada, et meil on 6 kilo soola, mida üks inimene tavaliselt tarbis, ja siis jagame selle ühes liitris leiduva soola kogusega või selles ühes kilos, leiduva soola kogusega. Ja kui see välja arvutada kalkulaatoriga, siis ta annab ligikaudselt 22,8 kilogrammi vett on siis see. Ehk siis selline kogus soola sisaldub 22,8 kilogrammis soolvees. Nüüd tahetakse teada, mitu liitrit on selle soolvee ruumala. Siin me teame tõenäoliselt seda valemit, et rho võrdub M jagada V-ga, ehk siis tihedus on mass jagatud ruumalaga. See on üks valem, mida lihtsalt tuleb teada, seda on tegelikult igal pool suht vaja, vähemalt hariduses. Ja me teame selle soolavee tihedust, me teame, et rho on 1,2 grammi ruutsentimeetri kohta. Ja et seda nüüd kasutada mingi liitrite jaoks, me peame selle teisendama. Selleks, et teda teisendada, me peame mõtlema, et mitu grammi on ühes kilos ja 1 kilo, me teame, et on 1000 grammi. Ja siis mitu kuupsentimeetrit on ühes liitris ja ühes liitris on 1000 kuupsentimeetrit. Nii et siis mis me teeme on see, et me korrutame selle nüüd sellega, mis oli grammides, ehk siis 1000 ja siis sellega, mis oli nendes kuupsentimeetrites siis, mis on ka 1000 ja see on siis juba kilogrammi liitri kohta ja siis need taanduvad ära ja siis me saame 1,2 kilogrammi liitri kohta. Ja nüüd, et arvutada, mitu liitrit on selle soolvee ruumala, me tahame leida seda nii-öelda veed, on ju. Tahame leida seda veed. Selleks, et see vee leida, meil on ju vaja ta põhimõtteliselt siit avaldada. Et kui me teame näiteks, et 2 võrdub 6 jagada 3-ga, siis et seda 3 siit leida, siis mis me peame tegema? Selleks me peame ju jagama selle 6 ehk siis nii-öelda selle M-i siin siis rooga ehk siis selle nii-öelda 2-ga. Ehk siis me nüüd otsime seda veed. Me teame massi. Mass on see, mis me siit enne leidsime, ehk siis 22,8 kilogrammi. Ja siis me tahame selle tihedusega jagada, ehk siis 1,2 kilo liitri kohta. Ja see võrdub 19 liitrit. Ja siis selle paneme siia kirja ka.
nii et selle soolvee ruumala on 19 liitrit. Järgmine ülesanne, et oluline soola vastukaup oli Liivimaa teravili, eelkõige rukkis ja rukkis sisaldab kõige rohkem tärklist. Ja nüüd küsitakse, mis mõisted iseloomustavad tärklist. Rasv ilmselt mitte, rasv on tavaliselt igast mingi rasvastest toitudes, mingi lihas ja kalas ja ma ei tea, avokaados. Sahariidid on suht tavaline, sest need on süsivesikud sisuliselt. Ja siis polümöör on ka ilmselt, sest tärklis on polümöör. Miks me süsivesinikke ei pane, on see, et siin on ka see O, mis on, süsivesinikud sisaldavad ainult C ja H, aga tema sisaldab rohkem, nii et tema ei ole süsivesinik. Siis Novgorodis toodi mett ja mesi sisaldab peamiselt glükoosi ja fruktoosi ja nad on hüdrofiilsed ained. Küsitakse, et me selgitaks, mida see tähendab. Hüdrofiilsed on sellised ained, mis on põhimõtteliselt nagu veesõbralikud või et nad nagu lahustavad vees hästi, märguvad veega, et erinevad siis hüdrofoobsetest ainetest, mis veega vett on hülgavad, ei taha seal lahustada ja nii edasi. Nii, siis nad küsivad, mis ained on mee koostises olevas glükoosi ja fruktoosi organismi muundumise lõppsaadused. Oksudeerimine on põhimõtteliselt see, kui hapnik läheb juurde, ehk siis mis me võime teha, on see, et me tegelikult teeme siia külje peale selle, sest see ei ole see, mida nad päriselt küsivad, aga see on see viis, kuidas me jõuame selle lahenduseni. Kui meil fruktoos või glükoos hapnikuga reageerib, siis see on põlemine. Ma arvan, seal toimub täielik põlemine ka, või ma arvan, tegelikult see oleneb, on ju. Aga mis põlemise tagajärjel juhtub, on tavaliselt see, et tuleb CO2 ja tuleb H2O. Nii et me võime kirjutada nende ainete valemid, ehk siis CO2, H2O. Vahel küsitakse ka nende valemite nimetusi, mis oleks siis süsihappegaas või süsinikdioksiid ja siis H2O on siis kas vesi või siis diivesinikkoksiid. Ning 3. ülesanne. Mingisugune emeriitprofessor ütles, et lubjakivist ehitati asju ja siis koostada lubjakivi peamiste koostisainete valem ja süsteemaatiline nimetus. Seda lubjakivi ilmselt teatakse peast, see on kaltsiumkarbonaat. Üks viis, kuidas seda võib-olla meelde jätta, on see, et kaltsiumist on tehtud igasugused valged asjad, peamiselt me mõtleme luude peale, kui me mõtleme kaltsiumi peale. Paekivi on ka lubjakivi on suht selline valgekas allikas. Ja siis karbonaat on igasugused kivimid on tavaliselt karbonaadid. Ehk siis kaltsiumkarbonaat. Nii, nüüd paekivi sidumiseks kasutatakse lubimörti, mis tekib õhus leiduva süsihappegaasi reageerimisel kustutatud lubjaga. Ja tekib sama aine, millest koosneb lubjakivi, koostaja tasakaalusta nimetatud reaktsiooni võrrand. Ehk siis meil on kustutatud lubi on kaltsiumhüdroksiid. Miks ma selle niimoodi kirjutasin, on see, et kaltsium on teises A-rühmas, järelikult oksidatsiooniaste on 2, hüdroksiidi oksidatsiooniaste on -2, nii et on vaja 2 hüdroksiidi, et see oleks tasakaalus. Nii, siis sellele lisatakse või see reageerib süsihappegaasiga, ehk CO2 on süsihappegaas ja tekib siis sama aine, millest koosneb lubimürtsis, ehk siis tuleb kaltsiumkarbonaat ja siis tuleb ka vesi, H2O. Ja nüüd on vaja tasakaalustada. Vaatame. Kaltsiumid vasakul pool on 1, paremal pool on ka 1. Ma teen teise värviga, kaltsiumid on 1, siin on ka 1. Siis süsinikke, siin on 1. Süsinikke on 1, siin on ka 1. Vasakul pool on 4 hapnikku, paremal pool on samuti 4 hapnikku ja vasakul pool on 2 vesinikku, paremal pool on ka 2 vesinikku, nii et see on tasakaalus, nii et seda ei ole lisaks vaja tasakaalustada. Nii et jah, see on see, kuidas seda teha.